Jõpäkk, mis teed? Bussi ootan. Kuhu mineks siis? Lähen Alatskivile vanaema juurde. Just seal. Aitan rohida ja lapin puid ja ta lubas mulle taskuraha anda. Okei. Kuule, ilus pusa sulle, uuse. Jõuluvana tõi. Kuule, aga vahetame ära. Okei. Palju parem kohe. Sõidad skeiti või? Ei, miks sa seda arvad? Tossud on sellised. Ei sõida. Okei, aga vahetame ära siis. Mis on nüüd? Vahetame ära. Sa ei sõida skeiti. Mina sõidan. Tavai. Ma olen peole ju. Mul vaja ju. Okei. Kuule, mul on raha maha jäänud. Saad anda või? On sul bussiraha? Jah. Kuule, aga annab pangakaart. Kuule, aga ära üldse otsima hakka, ma arvan. Võtaks. Kuule, ära otsi. Ma leian ise, ma arvan. Oi, näed, buss juba tulebki. Kuule, aga thanks, jah. Näeb siis millalgi. Tere. Alatskivile, palun. Ja, palun. 2.50, jah? Ja, 2. Lähen vanaema juurde. Peenda toima. Kinni. On uks kinni, mis passid seal? On ikka lollis kirja. Kas sa päriselt ka teeksid niimoodi? Reaalses elus sa jaga oma andmeid ja vara võõrastele kasutamiseks. Miks teed sa seda internetis? Su nutitelefon on täis isiklikku informatsiooni. Pilte, telefoninumbreid, juurdepääsu e-kirjadele ja suhtlusportaalidele. Kontrolli, et su turvalukustus oleks mobiiltelefonil alati peal. Ja eriti hea, kui suhtlusportaalid ja postkast küsiksid igal sisenemisel parooli. Kui nüüd keegi varastab telefoni või see enda hooletusest kaob ära, ei pääse võõrad sinu andmetele enam ligi. Ära anna oma telefoniga võõrastele kasutada. Kui vaja, helista ise. Sinu telefoni turvalisus on sinu turvalisus.